jõime siin heade mõtete jooki hästi palju ja skännisime kõik asjad ära, võtsime otsa ratta ära ja mõõtsime siin igast asju. Ja siis tuli Martin, kes on ka kaamera taga ja siis ütles, et aga miks te seda kuradi kompressorit ei tõsta lihtsalt siia selle koha peale ja on tehtud kõik. Siis on need rullid siin ühe kauguse peal. Et sellest häda ongi, et see kompressor on mõeldud siit läbi nii-öelda vahevõlli siis tegelikult, et kui ta on selle koha peal, siis see Stilleni tehas on ette näinud, et siit läheb alla mootori keskele üks rihm, siit tuleb välja, siit läheb veel omakorda üks ülekanne ja siit tuleb veel üks ülekanne ja siia tuleb rihm. Ma panen sellest originaalvärgist video siia. Kuidas ta ette on nähtud? Mina ütlesin, et ma sellist jaburdust ei taha siia ja selle kitiga see kaasa ei tulnud. Siis üks võimalus oligi siia, et disainitakse 3D, modelleeritakse siia pikendus, mis tooks ta rihmaliiniga tasa, sellepärast siin Aasar nägi vaeva ja neid asju siin teha, et see rihm tuleks kuhugi siia. Aga sellega tuleb see efekt, et ta võib see liiga suur koormus tuleb sellele, kui pikendus tekitada, et ta võib siit laagrit hakata sööma igast asju tegema. Siis oligi, siis tuli Martin ja ütles, et aga tõstke see kompressor siia poole lihtsalt, umbes nii või. Siis tuleks selle jaoks ainult modifitseerida nii-öelda see ülemine kollektori gaas ära. Võtame selle, et siis tuleks ainult seda modifitseerida, seda auku põhimõtteliselt teha siin pikemaks ja uued kinnitused. Ja siis tuleks muidugi sinna vesijahutuse kuuler ka veel sees radikale, et siis tuleks need augud teha ka diagonaali ümber, sellepärast, et muidu see üks auk jääb sinna alla peitu. Nii et versioone on jõle palju, mida teed minna. Ma ei tea, mis sa arvad, mis see kõige optimaalsem ja odavam. Mul on see tähendus, odav oleks enam-vähem, et siin hulluks ei tahaks minna nende asjadega. Et tervet uut sisse lasket kollektorit disainima hakata. Jah, ma ise arvan, et seda kompressorit oleks mõistlik ikkagi ette tõsta. Et see pikendus on, ta võib kohe toimima hakata, ta ei pruugi kohe toimima hakata. Ega see on tundmatu maa nagu nii, et see rihm võib ka libisema hakata, ega me ei tea siin, me arvutasime välja küll, kuidas see rihm peaks ka jooksma siin ja särgid, aga ikkagi siin on nii palju agasid on selle kompressoriga. Ja minule endale tundub, et see kaane ümber tegemine, et siin kas või lõika ja tõsta edasi ja puurid mõned augud ja keevitad, et see ei tundu üldse nagu keeruline. Pigem sina viiksid edasi ja ei teeks seda pikendust, on ju? No ega ma ei saa vastu vaielda siin targematele inimestele. Action! No nii, käes on jälle kompressori siin aretamisaeg. Oleme saanud ühe tüki kätte, mille Aasar siis 3D modelleeris arvutis ja saatsime failid Interisse. Interist tuli see tükk, mehed tegelevad seal metallitöödega ja Interist on tulnud need ägedad riiulid ka. Vaatame, seega mahub. Hea aegu, mahub. Näe, pahov. Asjad mahuvad ka riiulist ja koblata. Ja siis käivad veel, meil seal taga nurga taga on kiivrihoidjad ka, panen siia klipi sellest. Et neil on e-pood olemas, sealt saab tellida selliseid tavalisi vigureid ja eritellimusega tuleb siis nende müügimeeste ja inseneridega ja meistritega seal ühendust võtta, siis saab siukseid detaile. Nii et vaadake järgi. Kui keeruline oli seda tükki teha siis arvutis? Peale skänneerimist oli suhteliselt lihtne. Mingi tunnike ja valmis või? No kurat, osav mees. Ma tundsin muret, et kurat metallist teha ikka raske jääb, et tema alumiiniumist äkki, aga ütlesin ainult arvutuslikult 130 grammi. Et ta ei olegi väga raske. Nii, ja täna on see tükk vaja siia panna siis. See kuidagi käib siia, kumba pidi see käib, ise mäletad või? Enne ma vaatasin, kumba pidi see oli nii või? Mul juba on sassis, juba läks meelest ära. Nii. Vaat nii oli või? Nii et paneme ta siia kinni siis nendega. Puksid on ka treitud selle jaoks, et distantspuksid, et ta jääks siis täpselt eemale. Allagi 34. Et mees on tulnud ikkagi jooniste hästidega, siin ei ole midagi niisama. Et seda ka. Näe. Nagu tuleb manual IGEA-st kaasa, puksid, särgid, värgid, kaugused. Siuke värk on, joonis on ka olemas. Siin on kõik detailne. Et neid kinnitusi tulebki siia 1, 2, 3, 4, 5 ja siia tuleb 6. See on see kõik 6 on kõige suurem. Siia on ka inseneeritud siuke tükk, et selle keevitame siia plaadiga kinni, et siit hakkab rihm mööda käima, et siis ei ole poldi pead ja asja siin ees. Rullid on lihtsalt siis Gatesi toode koodi järgi tellid. Lihtsalt mõõdu järgi vaatasid enam vähem.
rulle saab tegelikult pärast ka vaadata, millised sobivad, äkki tuleks panna, need on metallist praegu, aga äkki tuleks panna kraega siis, et see rihm, juhul kui see rihm hakkab siin nii palju laperdama või ma ei tea, on oht, et ta maha viskab, siis neid rulle saab alati vahetada ja nende suurustes saab ka mängida nii-öelda selle, kui kitsalt see rihm siia jooksma hakkab. Hetkel on võib-olla ongi liiga täpne see asi. Liiga täpne või? Ja sellepärast tulebki siis nii-öelda mock-up teha, vaadata, kõik asjad külge panna, vaadata, kuidas need asjad sobivad siia. Milline ta arvutis välja peaks nägema siis? Selline ta peaks välja nägema siis nende rihma õllisüsteemidega. See jurakas tuleb siis eemale viia, nagu me siin rääkisime, ta enam-vähem peaks olema niimoodi paigas, et see oli rihm ka meil proovida. Et see peaks välja nägema kõik niimoodi, siit tuleb alla. Muidugi meil ei ole õiget rihma, aga siin ta peaks siia alla vända peale minema. Me saame tänada siia vahele panna kuidagi, et näha visuaalselt lihtsalt, kuidas ta jooksma hakkab. Umbes nii peaks olema. Ja arvutasid siis nagu maksimum ka selle ringi rulli toetuse välja, et ta võtaks maksimum pinnaga kannaktis pealt? No põhimõtteliselt ma oleks viinud selle rulli veel ülespoole, et siis see rihm oleks veelgi rohkem ümber, aga ma ei tahtnud siit nagu see kolmnurk, mis nendes poltides tekib, et ma ei tahtnud sellest välja viia, et kui ta on siin kolmnurga sees, et siis ta on tugev. Okei. No praegu ma arvan, et juba sellest peab piisama, et see on päris palju kandepinda, et sellega probleemi ei tohiks olla. No ja teine asi on see, et see lehtmetall ja kõik need puksid, et see on suht lihtne ja kiire, et kui ongi vaja... Saab ülespoole tõsta põhimõtteliselt seda? Jah, et võib uue joonistada ja muuta. Okei. Siis plaan on see, et lõigata siit tükk ära ja keerates ümber ja teha see kompressor lihtsalt tõsta ettepoole siit. Et lõigata see augu koht siit välja, keerata peegelpilti, see augu kohad lähevad õige koha peale, välja mõõta täpselt kaugus ja siis nii ta jääbki see. Põhimõtteliselt. See on üks kõige lihtsamaid lahendusi, mis siin praegu välja tuleb. Et Aasar võtab nüüd neile kaanesid kaasa ja kompressorist sul on ka vaja, ei ole? Põhimõtteliselt ei ole, aga ma igaks üks võtan ta kaasa. Ma võtad kaasa igaks. Ja siis kohtume jälle paari päeva pärast, kui see on enam-vähem paika siia saaditud ja siia on treitud ka väiksed puksi parandused ja ma üritan siis õige rihma leida ka juba, et me saaks mootorit ringi ajada reaalselt ja proovida, et kõik asjad jookseks sirgelt. No Magnus, mida inspekteerid? Vaatan tuleviku suunas. Tuleviku suunas, jah? Et seda kompressori ehitust on nüüd nii palju filmitud, et Aasar, ma ei tea, mitu korda sa käinud oled meil siin juba? Mingi 3 korda. 3-4 korda vahelduva eduga, jah? Et siin on kogu aeg igasugused tükke juurde veel vaja läinud ja mul on tegelikult ausalt natuke järgse asjas juba, kus ma viimane kord pooleli jäin. Ja viimane hetk oli niimoodi minu arust, et sa võtsid kaasa selle ülemise plaadi, võtta see sama Stilleri originaalplaat vist oli nii. Ja selleks keevitusega kõveraks, kas me näitasime seda eelmine, kas sa mäletad, kas me rääkisime sellest või? Sellest ma pole rääkinud. Ei ole, et see keevitus sai ikkagi siia äärele natuke liiga lähedale ja ta tõmbas ühtepidi kõveraks ja siis üritasid päästa ja tegelikult päästa midagi ei andnud, kahjuks. No päästsime küll. Päästsime, me tegime uue tüki selles mõttes. Et see tükk läks nii-öelda metsa originaal, et sellega ei olnud siis suurt midagi teha ja Aasar joonistas siis selle plaadi nii-öelda arvutisse kõik jälle ja välja tuli siis siuke asi sealt. Uus plaat nii-öelda tuli välja, siin on kompressori peal külge pandud, ma ei tahab ülestest, see on siuke hea raske. Et Interi mehed tulid appi neile, et ma olen neid iga nädal natuke 100 tagant tüüdanud jälle oma mingi uue tükiga, mida mul vaja on, mida me nagu siin arenduse käigus leiame. Et praegu on möödas just kulbiluhu võistlused ka ja hammas on eriti verel, et autol ei ole ju jõudu. Ja kui see tükk sai valmis, siis me juba kompressori saime peaaegu paika, me näitame ka kohe seda kõike, siis tekkis uus probleem, et ma sain Villeri käest pihustid, suuremad pihustid, ma nüüd ei mäleta, kas need olid, siin peal kirjas 750 cc järelikult ja plaan on auto teha ju etanooli peale sõitma, siis on suuremaid pihustid vaja, aga pihustid olid natuke kõrgemad, et kui me selle originaalplaadi siia peale panime, nii-öelda nagu see ette nähtud on, siis juhtus siuke asi, näete, et ta ei mahu ära, siin on vahe on sees. Valgus paistab läbi, et need latid tulid natuke ülespoole. Et siis oli vaja jälle helistada ja saata Interi-meestele üks siuke joonis, mille Aasar valmis tegi jälle ja lasime alumiiniumist tüki valmis. Nüüd see käib siia, et Interi mehi ei jõua ära tänada, suur tänu jälle. Ja
põhimõtteliselt kasutasime ka ära siis originaal kütuselatid, et siit tuleb siis pealevool Y-ga on ju, põhimõtteliselt läheb mõlemasse trassi ja siit otsast tuleb siis tagasivool on ju. Tagasivool tuleb siit, no ots tuleb siia praegu, me ei tea, kuhu ta lõplikult selle auto küljes läheb. Aga siuke süsteem, sa arvad, et peaks toimima? Ma arvan, et see toimub väga hästi, et pihustid saavad veits liikuda ka, et ei ole siin kõvasti täitsa kinni ja neid saab keerata siin, jah. Et peaks hea olema. Nii, ja kui need asjad nüüd olid tehtud, on ju, kütusesüsteemi osa peaks nüüd paigas olema, siis pane nüüd see plaat siia peale. Nüüd see plaat läheb ilusti peale tänu sellele vahetükile, et siia jääb nüüd ilusti mõistlik siuke vahe ka vahele, et need latid ei poo kuskiltki ja ta ei ole vastas. Siia käib siis radikas vahele, kus hakkab vesi läbi käima, et oleks nii-öelda selle sisselaske tempi saaks madalamale lasta või tõmmata, et oleks rohkem jõudu. Mida rohkem külma õhku mootorisse saab, seda rohkem pauku ja jõudu tuleb. Nii, ja siis läheb see kompressori nii-öelda värskelt treitud või freesitud plaat peale. Et siuke ta näeb välja siis, et siit tulevad toru otsad välja ja siis sellega mõtles Kaasar välja, et kui ta originaalis käib niipidi, siia on ju, siis oleks ta selle V-kanali toru ära katnud siit. Siis tegelikult me saame selle tüki keerata siia teistpidi ja viia sisse laske nii-öelda teisele poole. Ja siis me ei pea neid V-kanali asju ka ümber tegema, et need jäävad täpselt nagu nii-öelda diagonaali õigetele kohtade peale, lihtsalt õhuvõtt tuleb teisele poole. See ei määra suurt mitte midagi. Nii, ja siis on need tükid on ka valmis keevitatud, rullid on küljes ja Martini sangi ongi küljest leidsime maailma kõige ägedama lammerihma, mis on hästi säilinud. Pane rihm peale, kes paneb rihma peale, pidulik hetk. Tegelikult me juba siin katsetasime, et üks rihm on juba puruks läinud. Et tegelikult meil õige pikkusega rihma veel ei ole, siis me võtsime pika rihma ja jatkasime seda plastvitsaga, et proovida, kuidas see rihmaliin nagu välja hakkab nägema. Päris sirgelt, kui see rihm siit viia, et siis pole tast nagu sellest rullist üldse kasu. Et ja noh, see ülemine rull on siis, püüdsin vähemalt selle nii üles viia, kui saab, et kompressori ümber oleks rohkem. Noh, ju kaks korda juba rihm puruks läinud. Et jah, et kompressori ümber oleks siis maksimaalselt seda rihma nii-öelda siit poolt, mis teda keriks, ja siit alt tuleks ka, et rihm oleks siia nurga all. Et kui vaja on, siis me saame natuke suuremad rullid panna või siia veel lisarulli teha, et ta kannaks siis maksimaalselt nende rihmade pealt. Et see rihma libisemise oht on kõige suurem. Ja teine asi on see, et ta võib maha viskama hakata, aga siis me võime rullid otsida, millel on kraed siin niimoodi, et vältida seda. Et seda nüüd testida kõike, siis järgmine masterplaan on siuke, et me võtamegi nüüd, auto on seal. Ma ei tea, täna me ei hakka seda tegema, sellepärast me oleme vahepeal Läti võistlustel veel. Et peale seda, kui me nüüd paari päevast tagasi tuleme, siis me võtamegi selle kiti, paneme niimoodi täpselt sinna peale originaalpihustite ja asjadega. Ja et me paneme rihma peale, et me saame auto käima panna reaalselt niimoodi, et see kompressor tööks, hakkaks vilistama ja siis me saame juba töötava mootoriga, siin on see nii-öelda boostiklapp ka, et me mootorit ära ei rikuks, siis me saame selle klapi lahti teha, siis see kompressor ei tekita nii-öelda boosti ja me saame selle mootori lasta koha peal põhimõtteliselt 7000 pööret piiresse ja vaadata, mis see rihm teeb siis, kas või GoProga filmida või mida iganes. Et kas ta viskab maha, kas ta väntsutab seda kummalegi poole või mis ta täpselt teeb. Kui selle asjaga on korras, siis tulebki autol hakata ümber vahetama kütuse trassi nii-öelda. Kütuse pump on vaja panna kange, mis pumpab rohkem kütust, etanool põleb siis rohkem ja kiiremini. Ta kütteväärtus on kehvem, mis teda peab rohkem põletama. Rohkem peab põletama, võt niipidi, okei. Ja siis selle jaoks on vaja trass vahetada, tagasivooluga trass teha, kütuse regulaator on, Fuel Flexandur tuleb ja nii edasi ja nii edasi. Ja tegelikult siinkohal tulebki meile appi VKM Motors ka, kelle kaudu me tellisime siis nii-öelda kütusesüsteemi juppe ja kõige tähtsama aju. Nii et ma arvan, et lähme küppamegi siit VKM ja vaatame, kust aju tuli ja mis mehed räägivad, mis mehed VKM-is teevad.
parkisin oma Passati ära ja ma olen jõudnud nüüd kohale VKM Motorsisse. Oi, ja miks me siia tulime, sellepärast, et mul on vaja hästi palju tuuningjuppe ja see on üks tuuningjuppide metka siin Tallinnas. Et lähme küsime kohe Mallarti käest, millega VKM Motors tegeleb, kes võib-olla ei tea, mis on VKM Motors. Tere, Mallart! Tere, Karel! Mis on VKM Motors? Räägi, ma istun siia pingi peale maha, ma ei tea, ära pikalt räägi. Pikalt ei räägi, tead lühidalt mõistes, eks kõik teavad neid kui vanad head tuntud tuunijad. Tuunijad, jah, kiirendusmehed. Ja, paljud jälle arvavad, et ma ainult seda teemegi, tegelikult ei tee, me tegeleme tegelikult kõigega. Hooldame, remondime autosid. Tavaautosid? Täitsa tavalisi. Täitsa tavalisi autosid? Võid isegi tulla täitsa tavalise ladaga. Passatiga? Passatiga, kõik teeme ära. Saate kõik hakkama? Saame hakkama. Samamoodi chipime, nagu enamus teavad. Ja selles mõttes võib küsida kõike, et ega klienti tänavale üldiselt ei jäta. Aga kas see alguse sai ikkagi VKM nagu tuuning poolega ja autode nii-öelda tugevalt forseerimise ja siukse ilu poole ja ehitamisega ja siuksega? Eks see eesmärk oli jah, selle poolne, et samamoodi ju poistel enda huvi võistelda teha ja siis seda ka teistele pakkuda, enda kogemust jagada ja müüa. Mis need viimased suured projektid on, mis te valmis olete saanud näiteks tuuningautode poole pealt? Ma olen, kui ma siin Dünost käisin, siis ma nägin küll igasuguseid huvitavaid autosid. Et kas neid tuuningaprojekte ikkagi Eestis jagub või tundub, et hakkab nagu tagasi tõmbama? No ütleme nii, et eks Eesti on väike ja võiks alati suurem olla, et see ikkagi tuunimine on, ta on, ütleme, kulukas tegevus, et sul ei ole seda vaja, aga kui sul on võimalus, siis sa loomulikult tahad seda, et ütleme nii, et igas aastas praegu on olnud ka üks pikk projekt. Pikk projekt. See pikk projekt tähendab siis teie mõistes nagu kaua auto majas on siis, mis aasta kuni 3. Aasta kuni 3. 3 aastat tehakse ühte projekti. Kas see valge Nissan oli see vist? Jaa, Datsun 240Z. Ja seda me tegime 3 aastat. Loomulikult me ei tee seda terve aeg siin. Seal oli ka keretööd. See auto tuli ju nullist põhimõtteliselt teha. Et keretööd, värvitööd, seal ka asi venib, et eks see tuleb arvestada. Aga ütleme keskelt läbi aasta-2 võiks arvestada. Pikkade projektidega. Ma vaatasin, Vene tehnikat oli ka tõstuki peal. Ikka leiab. Kõike leiab. Okei. Poisid on entusiastid ja tegelevad sellega ka siin. No võt, kes VKM-i tegemistega tahab ennast kursis hoida, siis koduleht on olemas, Instagram on ka olemas, et sealt näed põnevaid, Facebook on olemas, kõik lingid all descriptionis. Ja ega mina olen ka tulnud siia suure murega, et see on ju varuosade tuuningmeka siin, et te olete enamus vist nii-öelda maaletooja enamus ägedatele tükkidele või? Akroovitsat, ma vaatan, et summutit ja kõike on ju. Mida hing ihkab, kõike suudame kliendile tarnida põhimõtteliselt. Okei. Ja minu... Neid tooteid on nii palju ja firma ettevõtteid, et ei jõua kõiki nagu ette lugeda, aga eks jällegi koduleht aitab. Sinul ka jõulud seekord? Minul on jõulud, varajased jõulud. Jõulud on tegelikult siis tingitud ka sellest, et kuna see hooaeg on nii hästi läinud ja kõik juba mu vaatajad teavad, et minu autol on jõuprobleemid siin Eesti radade peal, osade radade peal, uutede peal ja Lätis tuleb Vitšketel, kus on kindlasti jõudu vaja ja siis on autol vaja teha ajupesu või? Nii, Altech. Altech, 2500 Elite. Jaa, Elite-seeria kõige kangem aju. See läheb sulle nüüd peale ja seda puhku siis... Ja et see aju nagu töötaks selle auto puhul, siis on igasuguseid imevidinaid vaja. Koos juhtmestikuga loomulikult. Juhtmestiku sarja, mis on vaja ära ühendada siis originaal juhtmestikuga nii-öelda, et ma lähen natuke ka säästuteed, sellepärast, et mul ei ole raha tellida, Altechis kõik juhtmeid ja asju. Aga põhiasjad on sul nüüd olemas. Põhiasjad on olemas ja selleks, et see aju nagu töötaks ja automootor ilusti, siis turbotamisega on ju igasuguseid nii-öelda turvalisuse elemente vaja lisada, on ju, hästi palju andureid. Täpselt nii, et ütleme nii, et mida rohkem on su autol andureid, seda lihtsam on seadistada, seda turvalisem see asi sul tulevikus on. No nii, hakka laduma andureid. Mis andureid vaja läheb? Ongi sul 2 rõhuandurit, üks kütusele, üks õlile. Nii, õli ja kütust on vaja monitoorida. Siis on õhutemperatuuri andur. Õhutemperatuuri on vaja vaadata. Nii, ja loomulikult sa tahtsid ka FlexFueli saada meie. Jaa, FlexFueli, aga kuidagi sellega ma mõtlesin, ma panin veits overkilli, et ma ei tea, kas auto kunagi bensuga sõitma hakkab, aga vist etanoliga nii, et kui see pikemalt seisma jääb, siis tegelikult on hea, kui see bensiin pannakse sinna süsteemi sisse. Jaa, et kui sul talvel auto seisab, siis üldiselt me soovitame panna bensiini sisse. Et sa saaksid, vaata muidu tekib sinna igasugust jama.
et bensiiniga sa saad teda talvel käivitada, liigutada, kui on vaja, kõik sellised asjad. Ja see kütusesüsteem elab ka kaua. Ja see näitab siis nii-öelda seda etanooli kontsentratsiooni. Täpselt nii, ta mõõdab selle kogust ja läbi selle siis aju põhimõtteliselt ise seadistab ennast, saab näppa vahetada. Ma olen ka siuke tehasautode peal olnud, et minu jaoks see tuuningvärk on ka kõik teistmoodi, et ma võib-olla siin teen mingit sõnavääratus või asju. Aga jah, seda teoreetiliselt saaks ilma ka selleta teha, aga see teeb nagu elu mugavamaks ja lihtsamaks, kui sa seda paagist seda vahetad, see bensiini asju. Täpselt nii, see teeb su elu kordades lihtsamaks, sa ei pea hakkama välja pumpama kütust ja asju. Muidugi, ma tean vist enamus levin, miks kasutatakse seda, näiteks ongi nagu tänavaautod, kes sõidavad võib-olla niisama linna vahel ja siis nädalavahetusel tahavad minna kuhugi raja peale või midagi, siis panevad etanooli sisse ja siis niimoodi tuleb rohkem jõudu. Ütleme inimesele, kes sõidab erineva kütusega, tal võib-olla ei olegi seda alkoholi käepärast igal pool. Siis tal on võimalus, ta läheb esimesse tanklasse, paneb seda bensiini ja midagi juhtu, ta saab sealt edasi. No meil on niisugused kehvad tanklad, meil E85 ei ole siin. Kahjuks mitte jah, et lähim on hetkel vist Soomest tundub. Et see on, ma teen nii-öelda valmiduse ära, kes teab, kuna tulevikus mida vaja on. Kuna sa siin kütusesüsteemi niikuinii ehitama juba hakkad, siis sul on lihtsam see kohe valmidus teha ja siit ka sulle kütuseregulaator. Kütuseregulaator, turbosmart. Nii palju juppe on vaja, kui turbotada. Vabalt hingava elu oli nii lihtne. Okei, me ei räägi turbotamist, me räägime ikkagi ülelaadimine, seda saab kompressoriga teha ja seda saab turboga teha. Nüüd on veel mooduseid, vist ei saa rohkem muud moodi ülelaadida. Väga ei ole jah, nitrat võib ka lugeda, aga see on niisugune vähe teine teema. Ja kuna seda E85 kulub palju, siis on selle jaoks vaja head pumpa, mis jõuab selle kõik ära pumbata. Touchworki 400 pump siis ka veel. Annan sulle siit kaasa liikmikke, et ikka kütusesüsteem ilust. On liikmikud ka veel. Ja muidugi loomulikult terasvoolik, mis kannatab siis etanooli, metanooli. Jah, tavaline kummivoolik ei sobi, see laguneb ära. Sellega kindlasti mitte, et see ei kannata neid kütuseid. Nii, ja see ka sulle. Vot, selline hunnik kogus asju nüüd VKM-ist, et ma pean ütlema suur aitäh neile, et läbirääkimised kandsid vilja ja nad tulevad vastu, et muidugi ma neid kõiki asju nüüd tasuta ei saa, kuigi ma tahaks, on ju. Tuleb nüüd auto külge nüüd kuidagi kruvida ja see põhimõtteliselt, kui see etapp on tehtud jälle ja kui see kompressori jama ei peaks mingi juhil töötama, ma olen ikkagi skeptiline selles osas natuke, siis kui ma tahan autot turbotada, siis edasi nüüd mul on vaja ainult turbo osta, väljalaskekollektor, neid teha, kuulerit valida siit seina pealt. Mida ümber teha? Summutit natuke ümber teha veel, on ju. Ja tegelikult ei ole need asjad ostetud nüüd tühja, neid on nagu nii vaja. Et süües kasvab isu, nagu näha, et Rifti võistlus tegi, et kui esikohad saad, siis mõtled ikkagi, et kuidas seda esikohta kaitsta ja selle jaoks tuleb cashi välja käia. Aga ma ütlen suured tänud teile ja ma arvan, et see ei jää viimaseks korraks, mis see tuleb. Suur tänu sulle ja jõudu ja edu. Jõudu peab tulema siit. Palju tuleb jõudu? Mis sa pakud kompressoriga? No vaatame, kui sa tünas oled, siis arutame. Kui ma tünas olen, siis vaatame seda asja uuesti. Hakka spekuleerima. Davai, aga ma tõmban siit otsad kokku, panen kaamera kinni ja vean selle kõik tavaari nüüd Passatisse ja läheme garaaži tagasi. Tulin ka tagasi siia pilti. Peainsener on kohal meil on mehaanik level 5000 kohal ja kaamera taga on elektrik 5000. Käisid, vaatasid juhtmed üle, mis saab teha või ei saa või? Peab saama. Peab saama, ütleb, et peab saama või? No, sa pead harjutama seda blogeri värki. Ma pean mõtlema uuesti, mis ma hakkan rääkima üldse. Pole nii ammu rääkinud. Juhtmed on vaja korda teha, nüüd on, sa panid eelmine kord originaalajusse kõik, nüüd ma tõin sulle Alteki aju mingi juhtmesarjaga, nüüd sa pead panema originaaljuhtmed ühendama selle Halteki ajuga. No siis ma arvan, teeme sinna lihtsalt vahetüki, lõikame ühe originaalaju katki ja siis nii. Seal oli siuke plaan, jah? Ma ei tahaks seda ära lõhkuda, seda originaaljuhtmest. Äkki läheb vaja või? No võt, kes ei teab. Nii, aga igal juhul ma olen kaamera tagasi, ole täna siis operaator. Nii, me oleme näinud siin mitmed nädalad vaeva. Nüüd on nüüd päriselt need tükid mootori külge saadud panna. Ajutiselt on keeratud segusiiber siia tagurpidi ja õhuluge ja pistik siia tehtud, muidu see mootor ei käi lihtsalt meil.
ja nüüd me saame selle mootori käima panna niimoodi, et Magnus paneb selle boosti klapi praegu avatud asendisse, et see kompressor reaalselt ei tekitaks rõhku, sellepärast, et on praegu originaalpihustid ja kõik see originaalvärk siin. Võib-olla kui pikemat aega ikkagi piiras hoida, ma arvan, et võib-olla hakkab haiget tegema, ta jääb lahjaks ikkagi. Et sellepärast, aga miks me kõike seda teeme, on see, et me tahame näha, mida see rihm siin nüüd tegema hakkab, kas ta viskab kohe maha või ta töötab ja ei libise midagi. Noh, koormust ta ei saa muidugi, seda libisemise asja me ei saa teada, aga me näeme vähemalt esialgse mingisuguse värgi ära, mis siin juhtuma hakkab. Mis sa vaatasid netist, sa vaatasid selle kompressori tüübi järgi, see oli mingi M62 Aeton või? Et ta jõuab rõhku toota 0, noh, simulatsiooni järgi oli 0,3-0,4 baari. Ma lootsin ikka mingi kuradi 0,78 puhub välja, aga ei tule siit üle 0,5 baari vist ei tule kindlalt siit. Suhteliselt lootusetu. Nii et hästi palju vaeva, maha visatud aeg ja raha kõik. Ja 30–50 hobujõudu juurde. No mingi 100 Newtonit, ma arvan. 100 Newtonit väänet, on ju. Ja kuna asi läheb nüüd kõik etanooli peale, on ju, siis sealt tuleb ka lisa 30–50 hobust. Ehk kui soti välja pigistab, siis oleme omadega mäel. Saab hobujõudu pluss 100 väänet. No jah, see on niisugune ajutine lahendus ja kui see ei tööta, siis viskame selle minema siit. Ma juba Villeriga rääkisin ka, et tegelikult seade tulebki niimoodi, et me teeme seade, teeme selle kollektoriga ja etanooliga ja siis, kui see kompressori peaks töötama, siis me saame selle külge panna ja rihma ära vahetada ja põhimõtteliselt on ta etanooliga ainult nii, nagu ta põhimõtteliselt bensiini pealt oligi, lihtsalt kütuse vahe, pihustid on ka teised. Ja kui see värk töötab kõik, siis see on siin peal ainult, et täna arutasime, et taasarvas, et me võime tegelikult selle ka siin nagu õigele poole tagasi tõsta. Aga ma ei tea, mis pikka loba või? Proovime, kas ta läheb käima või mis ta teeb siis või? Niimoodi ei saa midagi aru, töötab nagu kuradi tehasest tuld nagu vana mees. Peame mootori soojaks laskma enne, kui me saame nagu pööret kanda. Praegu ei ole seda kompressori vilinat. Ma ei tea, esimene test on edukas või? Väga edukas. Aga kas me peaks seda hoidma kumaks laskma ja mingi piireli välja laskma korraga? Ega see enne õiget pilti ikka ei saa, kui see koormus taga ja seda küll, jah. See, et kas see on nagu rihm midagi libiseb või midagi, eks see tuleb künost. See tuleb välja kuskilt mujalt. Eks need sellised järsud kiirendused peale maha gaas, vaata. Need mõjuvad talle kõige rohkem. No ja seda mitte tühikäigul, vaid kui auto reaalselt sõidab, kus sa klatskikki teed ja kässari kinni tõmbad ja lased pööret jälle. Ja, et korra lendab piiras ja siis on jälle mingi gaas lahti. No ma ei tea, päris pull värk, noh. Jan, pane kaamera käest ära, hakka juhtub tegema. Oota, mis pidid koju minema just? Ei lähe kuhugi enam. Et ega nüüd ongi, nüüd on vaja see pihusti värk ka panna. Kas me selle pihusti Läti vist näitasime, mis sa tegid valmis, jah? Et see on vaja nüüd siia ka külge panna ja pihustid ja asjad teha ja kütuse rast teha edasi-tagasi. Teeme video väikse Instagrami jaoks ka teile, kes mind Instagramis jälgib, mingi jälgige Vampiro 2.0. Saate ka teada, mis toimub vahepeal, enne kui videot tulevad. No ma käima. Hääl oli ka teine. Väga hea, hääl oli ka teine, kompressor ärkas ellu, tuli see vihu ka korraks. Ja tuli boosti või? Jan katsus näpuga. Oli kohe tunda näpuga. Mitu parri tuli? Näpu järgi. Ma arvan, terve üks parr tuli ära. Ei, terve üks parr. Huvitav, kas meil kella ei ole panna sinna külge? Kuule, tee nüüd see asi kordma enne, kui see lased. Kui läheb sõitma üldse. Praegu sajab juba lea, praegu lasta. Okei, praegu see arv. No võt, selliste testimistega tegelikult tõmbamegi selle video kokku, see on päris pikk olnud ja järgmises videos näitame siis juba uuesti fabritseeritud tükke, kus on teistpidi. Jan paigaldab juhtmestikku, meie Magnusega üritame kütuse trassiga ühele poole saada. Ja kui need asjad kõik tehtud on, siis äkki kutsume Villeriga külla siia ja siis enne tünot ta saab juba läpaka külge panna ja äkki siukse mapi ära teha, et see auto nagu tühikäigul töötaks. Mingid andurid ja asjad kõik ära kontrollida, et siis saaks juba tünosse minna ja vaadata, mis pulli seal saama hakkab.
nii et pange like, subscribe, kommenteerige. Hobujõud ei ole enam väga kaugel. Kõik.